Alla. Tervist. Tere. Räägin Taivoga. Jaa. Väga meeldiv. Ma olen Peep Kasepõld. Jaa. Helistan teile OÜ Megaturbo Tartu esindusest. Nii. On teil hetk aega rääkida? On ikka. Väga hea, me saime teie kohta infot Eesti Rahvaralli esindajatelt. Mis mõttes? Olete Žiguli autode suur austaja ja sõidate ralli? No, kas just väga suur auto, aga vahepeal sõidetud, jah. Kuidas te üldse Žigulide juurde jõudsite? No, niisama nagu eluaeg on meeldinud selline rallitamine ja värk ja siis sõpradega võtsime endale Žigulid ja ma ei tea, nii see juhtus. Väga meeldiv. Kuulute kuskile autofännklubisse ka või Žiguli klubisse? Ei ole veel, nii ei ole. Ma niisama nagu hobi korras. Teate, te hobi korras asi on teid viinud väga huvitava pakkumise ette. Nii. Nimelt me tahaks teha teile arukordse pakkumise. Tahaks teid palgata meie ametlikuks auto esindajaks. Kus kohas või mis või kuidas? Eestimaal. Jah, aga kuidas see nagu välja näeb? No, antud kampaania nimetus oleks veerev autoratas. Nii. Te küsite nüüd, miks just ratas on, jah? No. Jah, ratas sellepärast, et ratas on lihtsalt ilus sõna. Aga antud kampaaniaga kaasnevad väga head huvid teile. Nimelt te saate meilt Subaru sõiduauto aastaks kasutada, pluss tasutab kütet ka. Nii. Reklaamkirjad tulevad auto peale, et olete siis automotospordi edendaja Eestis ja nii edasi. Teie nimi tuleb sinna peale ja sellised reklaamkirjad. See on mingi tüngakõne, ma arvan. Mis tüngakõne? Ei, päris ausalt kohe räägite või? Päris ausalt räägin. Väga huvitav. Et oleksite huviline või mitte, kui te ei ole huviline, me võtame kedagi teist, no. Ei, no ma arvan, et minugi poolest, aga nagu mis minu roll selles kõiges on? Teie hakkaksite selle autoga mööda Eestimaad ringi sõitma. Jaa. Ja tasuta küte on ka meie poolt olemas, nii et selline mõnus ajaveetmisviis. Lihtsalt peate mõnedel üritustel käima ja näiteks tuleb Peeter Solbergi perepäev Norras. Et sinna saaksite sõita selle autoga. Et no minust väga huvitav pakkumine. Väga ootamatu ja huvitav. No me võtamegi selliseid ootamatuid inimesi. Täiesti tavalisi inimesi üritamegi võtta, et mitte profisportlasi või nemad niikuinii saavad kogu aeg nii palju erinevaid tulusid igalt poolt, et tavalisi inimesi oleks ka hea ju rõõmustada. Et see Peeter Solbergi perepäev Norras, see nagu sobiks ka? No oleneb kõik kuna ja mis, et mul on põhimõtteliselt päris palju vaba aega, et noh, ma ei tea. Seal on mai 1. nädalavahetusel toimub see. Aga jah, see päris põnev. See on ka muud midagi jälle. Et millised kirjad, kas tahaksite auto peale enda ees ja perekonnanime või tahaksite veel sinna midagi kirjutada? No ma ei tea seda kõike veel. Et ma praegu veel isegi see täpselt aru kõigest. Et ma ei tea, äkki kuidagi ma ei kujuta ette. Mul on ükskõik, mis seal on. Aha, väga hea. Aga igatahes autos ootab teid Tabiveres. Kuidas? Auto ootab teid Tabiveres. Tabiveres? Tabiveres, jah. Kus kohas seal mis? See on 70 kilomeetrit Tartu. Ei, ma tean, kus Tabivere on, aga mis koht seal nagu on? Seal on üks töökoda. Kuldratas ja seal on üks remondimees Vadim, tema käest saate auto kätte. Nimelt praegusel hetkel paigaldatakse sinna siis istmeid ja uut käigukasti. Siis pagasniku luuk on ka praegusel hetkel puudu, auto oli avariiline, aga nüüd praegusel hetkel peaks asi kõik korda saama. Aga mis ma oskan öelda, et ma ei tea, et äkki võiks nagu, kui on tõsine teema on, et äkki siis ma ei tea, kokku saama midagi läbi telefoni, natuke väga halb rääkida. Ja see on väga õige, et aga põhimõtteliselt oleksite sellega nõus, et te peaksite ise sinna Tabiversse selle autole järgi minema. Ei, no seda küll, jah. Saaksin minna küll. Väga hea. Et siis ma nagu selle kohta teen ka linnukese. Ja ütlen teile ka selle meie veebikeskkonna parooli ka, et te saate sealt oma andmete ja enda tingimustega nagu lähimalt tutvuda. Okei. Aadress on siis megaturbo.ee ja parooliks on Kaarik. Aga mis nimi, nagu kasutanimi või midagi kandma? Oma nimega, Taivo ja parool on Kaarik ja selle parooli te saate hiljem ka ära muuta, et keegi ei tea. Okei. Aga siis Vadim ühesõnaga ootab teid, millal te saaksite sinna minna? No ma ei tea, pärast kas või täna või iganes. Täna? Ma ei tea, vist oli seal midagi poolik veel või? Okei. No saab ka homseks kokku leppida. No, jah.
ja siis Vadimist saab teie nagu partner. Mis mõttes? Kuna tal endal nagu juhilubasid ei ole, siis mõnikord peab äkki Vadimi kuskile sõidutama. Ämma juurde näiteks. Aga kas neid tuleb nagu väga tihti ette või? No vaat ei tea. Eelmine sõidumees, kes eelmisel hooajal selle autoga sõitis, ütles, et kuskil võib-olla nädalas 3-4 korda Vadim võib helistada. Aga vahepeal võib olla siukene asi, et ma nagu teen nagu tööd, et mul nädalas 1-2 päeva läheb nagu oma töö ka, et siis võib-olla juhtub sellel päeval ja siis ma ei saa sõita, et äkki on siukene jama. Ei no tavaliselt Vadim helistab öösiti. Öösiti? No öösiti jah, tal on selline napsuviga kergelt küljes. Et ma loodan, et väga palju seda ette ei tule, sest tal on nüüd jalgratas ka olemas, ta saab jalgrattaga päris palju ringi liikuda. Ja mul tundub, see on mingi nali. Ei, see on täiesti tõsi lugu ja küttest pidin ka rääkima teile. Et küttepuud saate kätte siis Tartu keskturult. Ja. Sobib? Muidugi. Salasõna andsin teile. Ja. Mis salasõnaks oli? Kaarik. Mis kodulehte ma soovitasin teil külastada? Megaturbo.ee. Ja aga tasub ühte teist lehte ka külastada. Nii. Ma ütlen selle aadressi. www. Ootate edasi? Tõsja? Ootate edasi? Mida ootame edasi? No lehekülje aadressi. sunfm.ee, palju õnne! Aitäh! Helistan sulle raadios Sun FM ja läbi meie eetri tellis tüngakõne su sõber Reinis. Ma arvasin seda kohe. No tahad Reinisele nüüd tagasi teha või? No ma ei tea, eks ma midagi välja mõtlema. No igatahes mul on meeldiv tõdeda seda, et Eestimaal on selliseid toredaid inimesi, kes veel vanade heade Žigulidega sõidavad. Ja ei oota sind seal Tabiveres ükski Vadim ega keegi. Ma juba arvasin seda. Ja ei ole Vadimi vaja öötundidel ka ämma juurde sõidutada. Igatahes palju õnne, kuula raadiot ja ole mõnus. Ja, okei. Kõik head, nägemist.